tere hommikust! Meil on nüüd hommikusöögi aeg, et siukene on siis hommikusöögilaud. Vanemad juba sõid ära, nüüd hakkasid tööasju seal tegema. Ja mis me siis siin saame puuvilju ja põrukaid ja muna ja liha ja nii et head isu meile. Hotellike ja nüüd otsustasime, et tuleme jalutame natukene siin ümbruses. Sõidame nüüd 2 tundi Lesno poole. Me oleme täna pool päeva sõitnud ja nüüd oleme sattunud mingisse veidrasse linnakesse, kus ei ole normaalset söögikohti ja nüüd me leidsime mingi ühe Pireus ja loodame, et saame siis süüa lõpuks. Oleme kohalikus sööklas. Söövad. Meie ei söö. Ja meie toid varsti tuleb. Hirmust laud. Minu pasta ja see on pannvoom. Väga ilus pannvoom, väga kollane. Me oleme terve päev sõitnud. Nüüd viimane sõidutripp on vist mingi 4 tundi olnud või 3 tundi. Ja 4 tundi, jah. Ja meie Rannoga magasime siin bussis. Nemad on tublisti sõitnud ja jälginud liiklust. 15 minutit on veel sõita. Oleme muidu Varssavis ja suundume hotelli poole ja siis lähme hiljem ka välja. Ja selline on meie hotellituba jälle. Siin on voodi. Ja vannituba, kus on duš. Duš. See on siin nurga taga. See on nii tilluke. Tillu, jah. Väga nunnu. Ja vaadet vist praegu näha ei ole väga. Nüüd sa näitad kohe tänavat kuskil. Autod. Meie hotell. Siin on Ranno. Hotell Reiton, Stella on siin korduvalt olnud, Ranno esimest korda. See inimene räägib lihtsalt kõik üle, mitte keegi. Ja me läheme minu lemmikrestoran, see on Bodole Company Pivo. See asub Varssavi vanalinnas, Podvale 25 ja seal saab sidruniviina, hapukurkikap, seajalga, kõiki mõnusad. See kõik üldse siis. No võt näed nüüd, see ongi tõsi. Ranno. Igatahes. Lähme sööma ja viina jooma. Ikkagi siuke suur linna tunne. Ma ei tea, et siuksed suur. Tulime nüüd sellisesse söögikohta. Ise olen siin ikka mitu korda käinud. Mu vanemate on lemmikkoht. Ja nüüd Ranno saab ka siin asjad ära proovida. Lähme vaatame. Oleme toidukohas, vaatame praegu menüüsi. Ja siin hakati meile mängima. Nii vahva komme. Alati tuuakse ennem, kui sa üldse tellima asub. Hapukurk ja hapukahvast. Mojito, koka, õlu. Väga nunnud õlleklaasid. Hapukurk on söödud, kahvas on söödud. Sidruniid, poti täis. Muidugi avame nüüd siit. Bänd esineb seal, mängib seal kaugmaal. Filmimine käib. Söögid jõudsid. Stella, mis sa võtsid? Ma olin ainuke, kes vastas talle. Mis sa võtsid, Stella? Mina võtsin carpaccio. See saab ka nüüd esimest korda carpaccio enam proovida. Ja mis see siis olema peaks? See on siis külmvaagen või? Külmvaagen. Siin on mingi veider lase. Mingi veider asi. Siin on erinevad lihad, erinevad. Saad kõik ära proovida. Ma leidsin juba oma lemmikus. Seda söödisu meile. Loodame, et Ranno saab süüa. Hädisu! Saime nüüd jälle süüa juurde. Siin on liha, pallid ja kartulid ja Ranno sai endale. No Ranno, kas samasuguse kõhu ette nagu mul või? Äkki juhtub täna isegi nii? Kõhud on täis ja toidud on söödud. Loodan, et kõigile maitses sulle toit. Maitses sulle toit. Ikka muidugi kohe luua meie joomid siis. Ja Ranno, kas said oma ribiga rahule? Jaa, ribi oli hea. Natuke oleks seda barbecue kasvab maha võtnud, aga muidu oli väga maitsev ja liha oli väga pehme. Võite isegi tulla proovida. Võib-olla proovida siis nee ja pätlitega. Selge. Söödud. Nüüd kõnnime, jalutame tänavatel. Siin on siukene
värviline asi. Ja. Kohalik elanik. Ja. Praegu enda õhtuinakut. Ja, natuke külm on. Ootab mõned sendid. Näed, tal vaip vedeleb maas, tal väga külm ei ole. See on džinn, kes lendab väsis lihtsalt ära. Ta kogub praegu münte selle jaoks, et džinn välja kutsuda. Oleme nüüd Varssavi Raekoja platsil. Siin on endiselt jõulukaanistused ja inimesi väga pole. Muuseum. Vot siukene värviline. Oleme siin platsil ja siin on kuusk, mis on siis valitud 2024 aasta maailma ilusamaks jõulukuuseks. Kuule, tule lähme selle traaduleti peale ja lähme sõidame Põhjanavale. No sõidame. Põhjanavale. Kui nunnu Varssavist minema, no. Ja palun, lähme sõidame. Lähme ja... Opadii. Nii, siin on nupp ka ja see nupp küll ei tee midagi, aga... Hästi läheb. Oleme jõudnud Põhjanavale. Läheb edasi. Ja siin on meil kärbsaseen ja siis mingid värvilised kujukised ja tulukesed. Ranno leidis endale mingi asja, kus sees istuda, mis on mingi pudel või? Kuusehe. Läheb välja nagu pudel. Ja siia on siis veel kirjutatud Varssava. Siuke nunnu värviline asi. Nemadki ja. Täpselt. Oi. Tere hommikust. Me oleme juba autos. Ma unustasin filmida toidulauas. No ei olnud väga midagi erilist, sõime croissanti ja pulja ja tasub veidi põhjus ja ja nüüd me liigume edasi ja Läheme natuke tööasju. Tööd töötama. Siis saab edasi trassida. Me tulime nüüd väga suurde poodi ja näitin juukse monopoli, kassi monopol, nii nunnu. Me siin korralikult shopanud ja nüüd siin poes sööme ja siin ees tehakse meile süüa. Otse nina ees. Ranno burgerit valmistatakse seal. Andi palju kastab peale. Vaatame, mis järgmiseks peale läheb. Ja siis salat. Kas oled õnnelik? Minu ema võttis siis pearoogid, mis on siis pardiga. Isa sai siis kätte burgeri. Ja see tehti siin hakklihamasinas. Tehti kohe valmis. Oli vist nii või? Jah, oli. Nii, nüüd võtame Ja kaamera siit edasi. Mis Stella sai? Ma sain paad thai, see on siis nuudliroog. Kanaga ja midasugu asjadega. Ja mina võtsin sama burgeri, mis eelnevalt seal. Oleme järjekordselt väga palju sõitnud ja okei, mingi 4 tundi. 3,5–4 tundi. Jah, aga autosõit oli siuke huvitav, väga palju siukseid jututeemasid oli, mille üle sai korralikult arutada ja nüüd me oleme siin hotellis ja lähme tuppa. Oleme meie hotellikeses ja nüüd oleme siin söömas. Ja me laual veini ja kõik siis valime, mis me süüa võtame. See on siis meie carpaccio. Võtsime kõik carpacciot. Nii, pearoa aeg. Mis sa, Ranno, võtsid? Kana. Juurikate ja chipsidega vist. Kartul näeb küll väga hea välja. Muisa võttis sama asja, on ju? Ja sina saad sellest ka nüüd endast koha. Ja minul on Poola rahvastoit. No seekord said ühe pelmeeni rohkem kui lõunal. Hommikul.